Ja ta valmistas säravad sillad, et inglid võiksid liikuda taevaste vahel. Ja ta lükkas kõik taevad liikuma. Seal, kus taevas puudutas taevast, tekkis sfäärmuusika. Nüüd hüüdis Jumal kõiki nimekuid, kõiki täheparvi ja galaktikaid ning udukogusid. Igaüks neist asetus oma kohale, ikka kiiremini käides hüppus. Oma meele heaks andis ta mõnele täheparvele koguni saada, et see veel kiiremini edasi jõuaks. Tühjus oli seal, kus Jumal ei olnud veel lausunud ainsatki loomise silmi. Alguses ei erinenud maa millestki ülejäänud miljarditest pallikestest, mis Jumal oli loonud, ja millegi arvu tema ainuüksi teadis.
Kas siis pimedus oli halb? Oli siis pimedus seal, kus valgus oli ära läinud? Või seal, kuhu valgus ei olnud veel saabunud? Veel ei olnud Jumal pannud päikest valgustama ega määranud tähtede valguseid aastatuhandeteks teed. Alles siis, kui Jumal neid valgusteks nimetas, hakkasid nad täitma oma ülesannet. Ja Jumal nimetas päeva ning ööd. Aga sai ka esimene õhtu, kui silm päeva ja öö vahel. Päeva vahenemis valitses valgus ja öö vahenemis oli määratud pimeduse koht. Ometi oli valgus asi iseeneses, sest see oli valmistatud Jumala olemusest. Nii otsib kogu loodu valgust, sest valguse teel leiab loodu oma Jumala. Sinna peetis Jumal tarkuse, mida pimedus ei leia üles. Jumal lahutas valguse ja pimeduse.
mida ta ei olnud avaldanud isegi inimestele. Ta ei kasvatanud aeda vaid endale lõpuks. Ta kavatses selle kinkida väga erilisele olendile, keda ta veel ei olnud valmistanud. Kui paradis oli istutatud, kui aeg oli õitsema hakanud, vaatas Jumal kõike seda ja rõõmustas. See oli väga hea. See oli täiuslik. Midagi ei olnud seal puudu. Midagi ei olnud seal kurja ega rikkunud. Ta oli inimese jaoks, kui ta tema kord loob, valmis seadnud valima. Kas Jumalast võib teha pilti või kuju? Jah, Jumal ise ju tegi. Ta tegi inimese oma näo järele. Nüüd ei ole inimene üks loodud olenditest, vaid ta on Jumala iku. Inimene on peegel, kuhu vaadates võib Jumal näha iseennast. Inimese loomine on tohutu eriline. Kõige muu jaoks piisas sellest,
edasi kandma elu. Inimene pidi saama tulijaks. Põhjusega ütlesid muistsed targad inimese kohta, teie olete Jumal.
Sinna pole võimalik märkamatult tagasi hiilida. Keerub on seadnud takistama ükskõik kui vägevat piiret. Paabeli kord, inimkonna üks suurejoonelisemaid katseid, on varisenud nõnda, et isegi arheoloogidel on probleem selle aseme leidmisega. Tagasi teealga tulgatame, sealt, kus on Aadam suri, et meiegi võiksime surra. Ja sealt tõusis üles Jeesus, et meilgi oleks üles tõusmine Jumala loodud täiusliku maailma vabadusse.
Isand